Tennise podcasti Matchpall toob teieni Tallink. Tere tennisesõber! Olukord maailma tennises ja üldse spordis on väga kiiresti muutunud eriolukorraks ning sisuliselt kogu sporditegevus on peatunud meil ka Eestis. Sestap otsustasime Matchpalli podcastis natukene uurida ja inimesi valgustada selles osas, kuidas mõjutavad koroonaviiruse puhangu tõttu tehtud otsused tenniserahvast, sest sellel spordialal on teatud nüansse, mis teda teistest aladest mõnevõrra eristavad. Meil on telefoniühendus Eesti Tenniseliidu peasekretäri Allar Hindiga. Allar, kindlasti on nendel päevadel nüüd eelolevatel päevadel ka sinu telefon punane ja erinevad klubid ja tennisemängijad tahavad infot saada, kuidas olukord on. Anname võimaluse sulle siin läbi meie podcasti natukene hetkel toimuvat selgitada. Eile oli teade ka Eesti Tenniseliidu kodulehel, et peatasite oma võistlused. Ainsana mängitakse lõpuni Eesti karikavõistlused, aga see oli enne, kui Eestis eriolukord välja kuulutati. Kas karikavõistlused jätkuvad? Jah, pean tunnistama, et ka karikavõistlused ei jätku, et nii nagu sa ütlesid, et me teada läks välja enne eriolukorra kehtestamist ja täna hommik otsustasime, et karikavõistlused ka või karikavõistlused lõpuni ei pea. Nii et selleks hetkeks on Eesti tenniselu on seisma pandud. Olete te kõigile osapooltele teada andnud, mis kanaleid olete kasutanud? Me oleme klubisid, treenereid ja nii mina ütlema võistlustel osalenud, kes praegu mängis karikavõistlusi kaasa, kõik on teavitatud, kodulehel on info üleval. Ja eks seda on ju mingis mõttes ka võib-olla nagu teatud sellised käike oodatud juba siin päev ette, et nagu sa ütled, telefon on olnud punane, on helistatud, küsitud, et mis saab ja mis ei saa. Et need käigud mingis mõttes on olnud loogilised. Kaua see olukord kestab, et Eestis turniire pidada ei saa? No, hetkel on Eesti valitsus otsustanud, et on 1. maini. Ma ei julgeks nagu selles mõttes mingit kuupäeva väikselt välja käia või öelda, aga kas 1. mai nagu selles mõttes peab või ei pea. Et eks siin tuleb või ütleme nii, et kuidas me ka selle tänase päevani oleme jõudnud nii igapäevaselt jälginud olukorda ja vaadanud, mis toimub nii maailmas kui ka Eestis. Ja ma arvan ka, et tuleviku mõttes tuleb seda lõpukuupäeva nii-öelda jälgida ja minna loogilist teedpidi. Kas tennisekeskused on muidu täna näiteks lahti või ka esmaspäeval? Täna hommikul sain kirja Rocca al Mare tennisekeskusest, mis pani kinni oma uksed. Pani kinni? Rohkem ei tea, jah. Suuremaid rohkem ei tea? Peaks olema, rohkem ei tea. Aga see eriolukorra otsus puudutab ju ka lastetrenne, mis tuleb ka kinni panna, eks? Jah, nii on, jah. Et ma nüüd ei tea, kui kiiresti ja kas on teavitatud, kuid ütleme ka näiteks küll mitte tennises, aga teises spordialas, kus minu laps käib, siis sain kirja, et 2 nädalat on treeningud peatatud ja tean ka, et nii mõnigi tenniseklubi on juba teavitanud oma lapsi ja ka täiskasvanuid tegelikult, et treeningud kui sellised organiseeritud ei toimu. Ja ma loodan, et ka teised tenniseklubid võimalikult kiiresti järgivad seda ettekirjutust. No sellel kindlasti on kahtlemata ka mingi majanduslik mõju. Olete te tenniseliidus jõudnud juba arutada, millise hoobi see tenniseklubidele annab? Ei ole jõudnud arutada ja eks ta loomulikult on, kuid ma arvan, et see on selles mõttes täna ikkagi teisejärguline teema, et esimene prioriteet ikkagi on inimeste tervis ja et see viirus ei leviks ja seda nii-öelda piir panna, et siis saab hakata haavu lakkuma. Tenniseliidu enda töö, kuidas välja näeb lähinädalatel? Ma arvan, et see on suhtkoht kodukontorist, et mis tenniseliidu mõistes mida on võimalik teha. Et mina ka meie kontor asub suures tennisekeskuses, et ma arvan, et ei ole hetkel mõistlik nii-öelda
inimesi rahvarohketesse kohtadesse saata ja lasta neil olla. Et nii või naa selline turniiri pool, mis on väga laagrid tegelikult ja muud asjad, mis meil siin läheva kuu jooksul ees ootavad, mis praegu ära jäävad, paneb ka tegelikult ikkagi sellise tavalise tenniseluga seisma. Õnnetul kombel. No kirjelda, mida see sinu töö kontekstis näiteks tähendab? Hakkad sa täna helistama neid laagripaiku üle ja broneeringut tühistama? Otseselt ei hakka üle helistama, kuid meil on siin aprilli alguses ja märtsi lõpus on 2 koondise kogunemist planeeritud, mis tänase seisuga tuleb ära jätta. Me oleme treeneritega olnud ühenduses, treenerid on mängijatega olnud ühenduses, et olukord on. Ja siin on ka tegemist näiteks välistreeneritega, kes on planeerinud seda, et nendega tuleb ka ühenduses olla ja anda teada meie olukorrast. Et ega me ei ole täna me oleme üks väike osa kogu Euroopast ja kogu maailmast ja see samasugune olukord on ju igal pool mujal, kus natuke teravam, kus vähem teravam. Ma arvan, et nende ürituste ära jätmine on igale osapoole mõistlik käik. Mis koondised need olid, mis pidid kogunema ja mis võistlustele? Meil oli alla 14 koondise kogunemine, kus siis Karl Maes, kes on meie alla 14 välisekspert, pidi tulema mängijatega treenima. Ja samuti oli Rakveres üks hollandlaste laager plaanis, mis erinevatel vanustele, nii et need on hetkel, ma arvan, tuleb rääkida. Milliseid sõnumeid oled sina või olete organisatsioonina tervikuna saanud rahvusvaheliselt tenniseliidult või Euroopa tenniseliidult, Tennis Europe? No üks väga palju ikkagi viimastel päevadel on sellist jälgimist ja infovahetust olnud, et vaatame, mis saab ja kui hulluks see läheb ja väga palju kuni tänaseni või kuni tegelikult eilse õhtuni on jäetud siis riikide otsustada. Eks mis ma mõtlen turniiri korraldamist, mis puudutab noorte turniire, Tennis Europe'id või ITF-i World Tennis Touri turniire, samamoodi ka ATP ja WTA. Siis eile õhtul, eks ole, tuli tegelikult alustades ATP-st, tuli teade, et 6 nädalaks on peatatud turniirid sinna järgi WTA-lt ITF-ilt ja sinna järgneb ka Tennis Europe. Nii et sisuliselt on kogu maailma tennis on ka peatunud 6 nädalaks. No, lugesin ka ise siin rahvusvahelistest portaalidest, ega tegelikult ei ole veel otsustatud, mis saab nendest rankingu punktidest. Mis sa arvad, mis need optsioonid üldse on? Kuidas see edetabeli süsteem nüüd edasi hakkab minema, kui turniirid jälle taastatakse? Võib-olla ta oleks loogiline jätta kehtima eelmise aasta punktid. Et selle 6 nädala jooksul, mis hetkel on otsustatud turniire ei toimu, et 2019. aasta sama nädalate punktid jäävad kehtima, mis oleks ehk mõistlik, et sellega ei saaks keegi haiget. Ja loomulikult, ega otsust ei ole, selle peale tuleb mõelda ja võib-olla ka edasi mõelda selle peale, et juhul kui turniir ära jääb, et mis siis tehakse, mis juhtub, et see on ka võib-olla natukene ette mängijatele teada. Eestil on ju ka oma mingi väike GP turniiridel edetabeli süsteem. Mõjutab see kuidagi seda ka? Ei selles mõttes, eks ta samad karikavõistlused, mis lähevad edetabeli arvesse ja nüüd vaatame, mis siin mälu järgi mai keskel on järgmine turniir, et mis võib-olla on sellest piirist väljas ja selleks hetkeks ehk on kõik normaliseerunud, et suures plaanis ta ei mõjuta, eks edetabel loomulikult võib-olla keegi saab natukene rohkem haiget edetabeli punkte kui mõni teine, kuid
ma ütleks, või olen alati öelnud, et see on üks turniir tervest aastast ja üks lühike periood tervest aastast, et päeva lõpuks on ikkagi, ma arvan, Eesti esimene see, kes peaks olema Eesti esimene. No me oleme sotsiaalmeedia vahendusel, kes jälgib rohkem kindlasti kursis, et Anett on USA-st tagasi jõudnud, enne kui seal piirid kinni pandi, aga on sul aimu teiste meie tippmängijate plaanidest, mis neil sellega nüüd ära tühistati? Minu teada Danil Klinka oli Dohas, ta küll lõpetas sellel nädalal oma turniiri, ehk ta peaks olema teel kodu poole, järgmine nädal midagi ei toimu. Samamoodi oli plaanis, ma arvan, nii Jürgenil kui Kennetil minna turniire mängima, mida nad nüüd järgneva 6 nädala jooksul teha ei saa. Ühest küljest võib-olla on teadista Kenneti olukorda, kus ta välja tuleb oma seljavigastusest, on võib-olla okei, annab väikse sellise lisaaja, et treenida ja ennast vorme ja et ikkagi, ega see on tänasel päeval on see 6 nädalat 52 ja nii-öelda turniirid loodetavasti normaliseeruvad ja toimuvad edaspidi, et sellise pausi nagu kuna tennis on läbi aastat spordiala ja palju reisimist, et teatud sellise punke või pausida nagu sisse lükkab. Aga ma usun, et see kõik jällegi normaliseerub, et tennise karussell läheb edasi, kui me sellest kiirust tööd oleme saanud. No see 6 nädalat tähendab seda, et ilmselt võime me suu puhtaks pühkida ka naiste liivaturniiri hooaja algust tähistavast Porsche tennis Grand Prix'st Stuttgartist, kus Anett on edukas olnud, eks? Tõenäoliselt. Jah, aga eks kuna ma telgitagusid nii palju ei tea, mis võimalused on ju ka laual, et võib-olla on ka võimalus midagi nädalatese võrra või 2 nädalat edasi lükata või mingisugused vangerdusi teha seal, eks ma arvan nii-öelda VTA ja ka ATP peakorteris käib kibe töö, et vaadata, mis sellest kalendrist saab, ega juba me siin ennem rääkisime rahast, siis me sellise Indian Wellsi ja Miami turniiri mõistus räägime ikkagi väga suurtest rahasummadest ja teatud kokkulepetest nii mõlema pooltest, et ega see on korraldaja huvi ja see on ka ATP VTA huvi, et turniirid ikkagi puudutab ka Porsche kampi kuskil maal nagu toimuksid, et kas siis mingil teisel ajal või kuidagi teistpidi, aga nagu ma ütlen, et ma ei tea, mis võimalused kõik laual on ja millest nad räägivad, et eks siin aeg annab arutust, et näha, mis otsuseid tehakse. No nagu me teame, need miljonid, mis antakse mängijatele auhinnarahadena, on ainult köömes kogu sellest tulust, mida turniiri korraldajad teenivad. Mis sa ennustad näiteks Indian Wellsi puhul, mitu miljonit või miljardit õhku lendas? Raske öelda. Seda tuleb täitsa puusalt öelda, et üsna mitu kindlasti, et võib-olla mitte miljardit, aga kindlasti üsna mitu miljonit lendas selle õhku. Aga ka jällegi, et kui palju on näiteks ka kindlustusel seal oma osa ja võib-olla see löök ei olegi nii suur, aga kindlasti nii-öelda kogu see tennise üldse spordi majanduslik pool on tugeva löögi all, nii nagu tegelikult ka kogu meie majandus, et ega siin sport on üks osa sellest ja kindlasti tuleb lööke sisse võtta, et eks ta on karm, kuid ma loodan, et ikkagi selliste turniiride mõistes nad on pika ajalooga, pika traditsiooniga, neil on mingisugune majanduslik põhi ja seljatagune seal olemas, et keegi selle pärast välja ei sure. Kas tenniseliidule ka mingi rahaline tagasilöök seoses sellega on juba tekkinud või ennustad sa tekivad? Võib-olla kaudselt selles mõttes on, mõtlesin, kogu sport ja majandus on löögi all, et ma tean, mis see majandus teeb, et eks meil on ka
oma toetajad ja sponsorid ja kes kõik kannatavad tegelikult ju, ma arvan, juba täna. Et ma loodan väga, et me üldse tervikuna tõuseme hüvast, et täna otsest rahalist kahju, see on marginaalne, kui üldse midagi on, aga mõtleme, et siin ei ole ainult tennis või ainult sport, et kogu majandus on löögi all. Oled sa näiteks Tenniseliidu sponsoritega jutuajamises olnud, sest nad toetavad erinevaid Eesti võistlusi ka erinevate lepingutega, eks? Jaa, kuid täna meil võistluste poole pealt on löögi all ainult noorteturniirid ja sama karikavõistlus, et suuremaid turniire meil sellel perioodil ei ole. Küll hakkavad mai lõpus seal rahvusvahelised turniirid või mai algus tegelikult isegi. Et ei ole rääkinud, see tuleb ju täna on kõik olnud nii kiire ja ikka tootamatu, aga pigem selline ikka on otsused alles sündinud, et ei ole juttu olnud. Õnneks meil ei ole ka mingid suuremaid asju, mida me peame ära jätma. Et selles mõttes me ei saa nagu võib-olla, kui see nüüd jääb selleks perioodiks, siis nii suuri lööke sisse, kui võib-olla mõni teist korda. Millal meil suuremad ITF-i turniirid Eesti pinnal peaks toimuma? Eks juuli alguses alustame Eesti meistrivõistlustega ja nädal hiljem on Merko Open Pärnus. Ja siis järgmised on oktoobri lõpp, novembri algus on pakkunud. Et loodan väga, et selleks ajaks on viirusele piir pandud ja normaalne elu on taastatud mitte ainult meil, vaid ka kogu muus maailmas. Rääkides veel suurest maailmatennisest, kas sa ise tänase seisuga julgeksid French Openi pileti või kas või lennupileti ära osta? No ei, loomulikult ei ole mingit kindlust, et punkt juba üks, et ei ole kindlust, et midagi toimub, see on nagu esimene asi ja teine asi on ikkagi jah, väike selline hirm on nagu kuklast on tunnistama, et see on, jumal teab, kus see viirus see tindi käib, et jah, paneb pärisema küll natukene kogu seda enda lugusid lugedes ja vaadates, mis toimub. Aga eks peab ka aru andma, et ega viirus on olnud ka varem meil maailmas, ega nad on meil kogu aeg kuskil tabasid, ettevaatlik ja enda eest hoolitsev peab nii või naa olema. Just, tulles Davis Cupi juurde näiteks, millal Eesti meeskond oma järgmise vastase teada saab? Täna? Täna kuskil täna õhtuks, jah, peaks olema teada. Kus see loosimine toimub? Kui mingisuguseid plaane ei ole ümber tehtud, et Londonis. Täna õhtul Londonis. Minu arust Eesti järgi kell 6 peaks olema loosimine. Sinna sind kutsutud ei ole? Ega sinna ei kutsutagi, et see on küll vaba üritus, sinna võib igaüks minna, aga ütleme, et selle loosimise puhul või üldse nii-öelda loosimise puhul ma ei ole need põhjust, et peaks minema kohale. See on laivis ülekantav daviscup.com lehel või veelgi tegevus. Ja ütleme, et me saame siis vastase teada, selleks on hüpoteetiliselt keegi Costa Rica või Indoneesia, siis hakkavad alles läbirääkimised, et kus see võistlus toimub, eks? Ei, läbirääkimist seal ei ole, et see on juhul, kui me mängime vastasega, kellega me enne ei ole mänginud, siis see on loos. See mäng on koduse võõrsil ja kui me oleme mänginud vastasega, siis sõltuvad sellest, kus me eelmine kord mängisime. Et vaheldumisi ta käib. Ja see... Aga neid riike on seal just nagu ütled, et Costa Ricat kuni Lätini vist. Euroopa riikideni, põhimõtteliselt Läti ka. Aga matšid ise toimuksid siis millal? Septembris. Peaks olema septembri, kas on järsku teine nädalavahetus. No, mis sel ajal teab, seda teab vast jumal taevas, aga... just. Aga viimase teemasena tahtsin puudutada EOK presidendivalimisi tegelikult, mis meil järgmisel kuul ees ootavad. Üks huvitav uudis tuli eile välja, et Tõnu Tõniste nimetas teiseks oma asepresidendi kandidaadiks Enn Pandi.
tenniseliidu presidendi. Kuidas sina seda uudist vastu võtsid ja kuidas see üldse Eesti tenniselu mõjutab? Mina võtsin seda vastu hästi positiivselt, et ma olin kursis, et Tõnu pakkus seda võimalust Ennule ja Enn minu jaoks nagu väga sellise positiivse lükkana võttis sellega vastu, et ta on valmis panustama ka mitte ainult nii-öelda ühte spordialaste, vaid ka vaatama suuremat pilti ja see tegelikult on, ma arvan, nagu kõigi jaoks kasulik, et mis ta nagu tennise jaoks tähendab, ma ei tea, ma ei julgeks või ei saaks küll öelda, et tennis nüüd sellest otseselt võidab, aga noh, nagu ütlen, et iga spordiala pealt midagi on õppida iga organisatsiooni pealt, et see on kindlasti nii-öelda silmi avardav võimalus kõigile meile. No sa tead kindlasti neid asju natukene põhjalikumalt, aga pakume väga palju mööda, kui need läbirääkimised võisid alata siin Fed Cupi ajal, kui Tõnu Tõnistet oli ühel päeval isegi tribüünil näha. Ma arvan kõik nii-öelda presidendikandidaadid on nii paljud alaliitudega suhelnud ja rääkinud ja võib-olla ka pakkunud midagi, nii et mingis mõttes võib sul täitsa õigus olla, kuid ega ma ei oska ka selles mõttes nagu kinnitada su ütlust, et aga nagu ma ütlen, et eks presidendi kandidaatidel ongi nii-öelda kohustus ja ka võimalus vestelda erinevate spordialaliitudega, kuulata nende siseelu ja rääkida ka oma mõtteid, et jah, seda ma saan küll öelda, et ega neid jutuajamisi on juba enne Fed Cupi on olnud tegelikult presidendikandidaatidega, aga noh, otseselt see pakkumine, ma arvan, on suhteliselt selline hiljutine. Kas Urmas Sõõrumaa ja Tõnu Tõniste mõlemad teil juba kontoris oma vaateid tutvustamas käinud? Otsin, Tõnuga on räägitud, on ka Jaanus Tiis, kes tänaseks on küll loobunud, käis tutvustamas ja uurimas meie siseelu, eks Urmas otseselt seda teinud ei ole, kuid eks ma arvan, Urmas on väga teadlik, mis meil sees toimub ja tegelikult ka noh, ma julgeks ka öelda, et ega nii-öelda näeme või oleme nii-öelda ka meedia vahendusel teame, kus suunas Urmas läheks edasi, kui ta saab presidendiks, et ega kõik me ju räägime spordis nii-öelda raha juurde toomisest ja suurematest võimalustest, ja inimeste liikuma panemisest, et see on meie ühine nii-öelda väljakutse ja probleem. Oled sa nõus, et eilne uudis pani tenniseliidu natukene ebamugavasse olukorda, sest ühest küljest on teil ju väga suur võlg oma endise presidendi Urmase ees ja teisest küljest ei näe nagu varianti, et eilse uudise valgusest ei anna oma häält Tõnu Tõnistele? Jah, on tõsi, et eks me oleme Tõnu Tõniste selja taga ja noh, jah, eks nendest võlgadest, nii-öelda võlgadest räägiti juba eelmisel presidendi valimisel, et ma ei tahaks küll nii-öelda öelda, et keegi kellelegi võlgu midagi on. Aga ja Eesti on piisavalt väike, et keegi kuskil ikka kellegiga nii-öelda mingisuguses aspektis on kokku puutunud ja koostööd teinud, et selle külje pealt nagu mingit võlgu küll ei tahaks kellelegi olla. Kas eelmine kord läks teie hääl Ratasele? Läks küll, jah. Mida siis Tõnu lubab presidendina tennisrahva jaoks ära teha? Ma nüüd tennisrahva jaoks eraldi küll midagi ei oskaks välja tuua, aga nagu ma ütlesin, et
siin on nii-öelda väljakutsed nii finantsilised kui ka üldse kogu inimeste või Eesti rahva liikumisharjumus ja sellise võib-olla ütleme parema koostöö loomine ka. Et eks ühest küljest me ka tennises räägime, et kas asjad peaksid liikuma nii-öelda ülevalt poolt allapoole või siis altpoolt ülespoole, mis on vajadus, et eks ta kuskil selline kest ei ole ja ma arvan, et EOK on oma olemuselt organisatsioon, mis suudab tekitada natukene rohkem nii-öelda koostööd ja anda suuniseid sellise parema organisatsiooni või organiseerimise tekitamisele, et mis räägime maakonnakeskustest ja natuke me oleme ka tennises võib-olla liiga sellised üksikutundid ja lähme nagu üksiktundi teed, mis on suhteliselt pikk, et ma olen alati olnud sellise koostöö poolt ja koostöö tegemise poolt, et see on asi, mida me võib-olla saame ka nii-öelda tennist rohkem tõmmata, et me leiaksime rohkem sellist koostööpunkte klubide ja paremate mängijate vahel, et see on võib-olla selline tee, kuidas me saame kiiremini ja mugavamalt üle. Anna nüüd lõpetuseks mingid suunised või juhised Eesti tennisemängijatele 5-aastasest 55-aastasteni, et mida nad lähinädalatel peaksid tegema? Ma arvan, kõik tennisemängijad peaksid liikuma palju värskes õhus, pesema käsi ohtralt kordi või desinfitseerima. Ma ei tahaks öelda, et ära mängi tennist, kuid ma ka loodan, et siin nüüd märtsi keskel ehk lähevad ka ilmad natukene ilusamaks. Tegelikult, kui ta ei taha minna sisse tennist mängima, siis meil on ka väga häid kõvakattega väljakud, kus saab õues tennist mängida. Mida siin nii mõneski Euroopa riigis tehakse aasta läbi, olenemata ilmast. Aga jah, ütleme, värske õhk ja kätte nii-öelda enda tervisest hoolitamine on see, mida lähinädalatel tuleb kindlasti teha. No, teatavasti on Tallinnas mõned üksikud kohad, kus saab ka tasuta nii-öelda aia taga tennist mängida. Kindlasti need kohad saavad nüüd ülerahvastatud olema varsti. No ma tahaks väga loota. Et nad saavad olema ülerahvastatud. Et võib-olla nad ongi vahest natuke kuhugi kaotsi läinud need kohad. Matšpalli podcast soovib kõigile samuti head tervist ja hoidkem ennast ja loodame, et see olukord siin erimeetmetega kuidagi laheneb. Aitäh sulle, Allar! Ja, aitäh! Nägemist! Tennise podcasti Matšpall toob teieni Tallink.